vaadake, kodu on seal. Teate, kuhu ma täna lähen või? Ma lähen Angelale külla Egiptusesse ja ma sõidan esimest korda lennukiga ja 3 lendu on mul. Praegu sõidame, mis viib mind Riia lennujaama. Riiast ma sõidan Varssavisse, Varssavist sõidan Prahasse ja Prahast siis Hurghadasse. Vist ei olnud mitte ühtegi otselendu. Mamma tuli mu kohvrit kandma ja ütlesin Riia lennujaama. Siin ei ole nii soe kui Pärnus. Olen jõudnud Varssavi lennujaama. Siin on nii palju rahvast, aga saan oma hirmust üle, et avalikes kohtades filmida, you know. Hea viis. Aga jaa, mul on, ma arvangi poole tunni pärast on boarding. Ja siis on lend juba Prahasse. Ühesõnaga praegu sõitsin siis Riiast Varssavisse. See oli mingi tund, 10 minutit. Ja ma terve lennuaja võitlesin vetsuhädaga. Mul oli siuke vetsuhäda, et täitsa võikis. Ja esimese asjana tuli lennukist ma läksin vetsu. Aga jah, ma olen enda Keiti juures ja varsti on boardimine. Huvitavad pildid siin. Ma rassid ja kuhu ma isegi minema pean. Kuna mul on 3 tundi aega, siis mul pole isegi veel Keiti pandud, mul on lihtsalt A. Assalamu alaikum. Tundub, kui poleks nii ammu siin käinud. Ma tulin seekord üldse mingi terminal 1 juurde, kuigi me pole mitte kunagi. No okei, me oleme Eestist Riiast ka otse sõitnud, aga tulin Prahast. Pole kunagi siia tulnud ja ma ei tea, kus ma olen reaalselt. Aga seda soojust, kuumust ei anna nagu Eestiga võrreldagi. See on kohe teine. Isegi kraadid on samad. Siis tunned seda vist. Vaadake, sealt tagant tuleb roosa auto. Hurghada või Egiptuse lipp on peal juba. Ei no täiesti putsis, ta ei ole üksinda. Oh my god. Kell on 7 hommikul, me tulime sööma kuskile ja meid jäeti vist 2. Nice. Just nice. Me ei tea, mida me sööme. Me sööme Egiptuse hommikusööki täna. Ma tellisin midagi. See on terve laud siis. Käisime söömas ära ja nüüd on chill. Good morning, ladies and gents. Tegelikult ei ole väga morning enam, kell on 1:30 ja me tulime hommikusööki sööma. See mehike tõi meile menüüd, ta oli mingi it's late for breakfast, but order what you want, I will make it for you. Okei, ma võtsin granola. Me käisime ennem seda just Starbucksis. Kuidas oli Starbucks, Angela? Angela, kuidas oli Starbucks? Mida? Kuidas oli Starbucks? Ei olnud hea. Ei olnud hea. See oli liiga magus. Võtsime frappuccinod. See oli väga-väga magus. Ta küsis mingi, et tahate karamelli, tahate seda. Ei, lihtsalt kohvi. Ja see oli ikka nagu tuli magus. Nii et nüüd me tulime hommikus sööma. Ja ma võtsin ikkagi granola kausi nagu jogurtiga. Ma ei tea, mis mu viga on. Nagu magus ja magus ei lähe kokku. Ma juba sain tais sellest kunagi aru, kui ma võtsin kakaod ja mingi koogitüki ja mul hakkas nii paha. Ja mul on ikka veel see meeles. Ja peale seda ma olen kogu aeg nagu soolane ja magus peab olema. Ühesõnaga, nüüd me tahame süüa. Ja siis me läheme päevitama võib-olla ja ujuma. Ma ei supporti Argentiinat. See oli hea, mida peale visata. Ja jah. See üks seen pandi siia mulle või? Ma võtsin granola kausi, see näeb actually nii hea välja ja need
mis see on, puuvillad? Näevad head välja. Mis teeme? Sõitma. Ma olen nagu kloun. Angel on nagu lumememm. Ma olen valmis. Me oleme töömeestega söömas õhtut riisi, siis on kartulijogurti asi ja salat ja väike kutsu. No ennast teeme muidugi sinu reaktsiooni on vaja ju. Ma ütlesin Annikale, et... Me lähme prügi viima. Jaa, me lähme prügi viima. Me oleme 4. korrusel. Kas me lähme esimesele? Mõtlesin, ei, miks? Me jääme 4. Sest Annika ei saa aru, kuidas prügiasjad siin riigis käivad. Ei saagi. See ei ole prügikast. See on fucking prügiauk. Ja siis ta hakkas tegema naerma seda. Aga ta ei saa aru, et see reaalselt, literaalselt on prügiauk nagu. No mida vittu? Oota. Keegi nüüd tõmbab appi. Kuula. Oota. Kuula. Mis oli kivid või? Me oleme terve päeva, no mitte terve päeva, tegelikult me vist mõned tunnid olime basseini ääres, ma ujusin nagu näha, võtsin seal päikest veits jalla ja nüüd me tulime sööma. Esimest korda täna kell on 5:30. Angela võttis pasta. Mina võtsin pasta üle nagu mingi, ma ei tea, millal ma nüüd pastat sõin 5 aastat tagasi. Ja mina võtsin Caesari salati tähistama Angela sünnat. Näita. Mis sa said? Sõbrad juba toovad lilli. Ma just ujusin. Mingi üle 2 tunni siin lihtsalt. Tulime speedboatile. Ja mida sina siin Juu, need reaalselt liigutavad ja neil on silmad ja sabad. Tema rüüpab siin mahla. Tulime parfüümi Angelale ostma. Sest mul oli kodus üks mega hea ja see hakkab otsa saama. Ei, tegelikult ei, mul sõber küsis, et oh my god, kus sa said nii hea lõhpa mingi su riigist. Ja see oli, et ma tahan ka, et ma ostan talle samasuguse. Kellele? رايقة قوي في نفسها بتحمل كعبها وبترسم رموشها بضحك على ضحكها بفصل بحزنها بالعشق بحبها Nii, meie tulime gymmi. Annika siin juba laamendab. Jalapäev. Davai. Iga päev on jalapäev. Davai, hakka tegema.
nüüd on meil peal palju 90 kilo või? See laamendab siin, mina järgmist setti vist ei tee. See on too much mulle. Lihtsalt ladus peale. Lihtsalt ladus. Nüüd lihtsalt kütab haigeid. Tulime Limperatóresse sööma. Philadelphia, tempura. Nii, kell on 4. See on meie hommikusöök. Siin on mingi muna asi vahel. Erinevad asjad. Ja kuigi ma ei tunne siin muna, aga siin pidi olema. Tere hommikust. Ma just ärkasin, kell on 1. Ja vaatan, et Angelat ei ole mitte kuskil. Ma ei tea, kus ta on. Võtan telo kätte, et kirjutada. Mul sai net teile otsa. Siis ma plaanisin nädalaid olla. Ja ma ei ostnud juurde, sest et Angel oli mingi, et kodus on wifi ja kui me mujal lähme, siis ma saan jagada sulle. Nüüd ei ole Angelat, ei ole 4G-d ja ei ole wifi't. Ja ma lihtsalt ei tea, mida teha. Ma lihtsalt istun rõdul. Vaatan vaadet, naudin vaadet ja ma ei tea, mida teha. Update, Angela tuli koju. Me läheme nüüd speedboatile, käisime just Best Ways süüa ostmas kaasa. Pole veel midagi söönud, kell on 3. Võtsime väiksed croissantid, terve kotitäie asju, juua, värki-särki, nii et ma polegi vist näidanud autot. Oodake. Olen kaugemale minema. Ultra mega universal, invito a que tus oídos se pongan de Koit! Keira ümber! Koit! Massikaklus nagu meil klubis. Aga politsei tuleb veel tagant. Õnneks mind ei võeta maha seekord. Seekord? See on midagi rääkimata. Koit! Mis chillid seal? Grillid või? Normull. Kas sa oled puhkusel või? Aga tead, et õde elab iga päev niukest elu või? Kindel, et ei taha või? Mis teed siin? Vaadake, siukest suurt croissanti siin. Kell on mingi 4:30 ja see on meie esimene toit või? See pole õige toit isegi, aga noh, jah. No, Egiptuses Me pidime täis puhuma selle hingetuks ennast. võttis viimast võhma välja küll, jah. Siuke chill meil siis. Ja rahast ei räägita. Ja meie kuhu lähme nagu iga õhtu Marinasse. Marinasse. Jou. Mina olen nüüd Hurghada lennujaamas ja ootan enda esimest lendu, mis on siis Hurghada Istanbul. Teine lend on Istanbul Stockholm ja kolmas lend on Stockholm Riia. Nii et terve 12 tundi jälle reisin. Ja ma ei ole, no kell on mingi 2 kohe öösel hommikul. Ja terve eilse päeva ma pole mitte ühtegi ampsu söönud, mitte midagi, nii et ostsin endal mingi nii hädise mingisuguse ciabatta, mida iganes reaalselt. Aga jah, ma nüüd ootan enda esimest lendu ja ma ei saanud online'is check-in'e teha, nagu ma ei ostnud Kiivist lennupileteid nagu enda kontoga, vaid ma ostsin nagu website'ilt. Nüüd ma tean, et ma kunagi seda enam ei tee, sest andis mulle mingi suvaka Gmaili, kuhu mul ei tulnud lihtsalt piletid. Seega jah, aga õnneks sain kõik korda, vist, ma loodan. Eks seda on alles Eestis näha. Aga jah, seda on vägagi hetkel vaja.
kuigi kell on 2 öösel. aga see toob mulle just lennukis parema une nagu, swear to god. nagu vaadake, kui hädine see välja näeb lihtsalt. täiesti lõpp. ma reaalselt ei tea isegi, kas ma lähen õigesse kohta. ma olen finally peale 15 tundi reisimist, lendamist, lennujaamade vahelt. ma olen nii väsinud, et ma ei suuda isegi lauseid moodustada. ühesõnaga 15 tundi reisimist ja ma lõpuks jõudsin Riia lennujaama. ma nüüd ootan oma taksot, kes järgi tuleb mulle. Ja ma kõik lennud magasin nagu enamus aega. Küll aga ma sain sellega isegi 6000 sammu lennujaamade vahel lihtsalt kõndimisega, ma ei tea kuidas. Ma lihtsalt enamus aja nagu oma arust magasin ja istusin lennukis, mida iganes. Ühesõnaga teine lend, mingi tüüp tahtis abielluda minuga. Ta istus mu kõrval ja siis kui ma vahest üles ärkasin, mul oli veits mureda pärast, et ta nagu vist kartis seda lennuki rappumist. Ja no mul ei olnud mure nagu tema pärast, vaid mul oli mure sellepärast, et oksendab, sest mul on foobia. Aga ja lambist hakkas kuidagi rääkima minuga. Ja seal oli mingisugune, ma panen siia ka mingisugune sõrmuste pilt, siis ta oli mingi, et kas sul on poissõber? Ma ei mingi jaa. Siis ta oli mingi, kurat, ma oleks sul ühe neistust. Ja ta isa istus mu teisel pool kõrval, ma olin keskel. Tema istus akna pool ja ta isa istus mu kõrval teisel pool. Ja ta isa andis mulle mingi, mis see on, Marlboro šokolaad, kohe otsime ülesse. Ma olin alguses nagu mingi no thank you, aga ta surus selle mulle kätte, nii et ja I guess, et me sööme ära sellest, ma pole 15 tunni jooksul mitte midagi söönud. Ei, lennujaamas sõin seda tšabatat, aga see oligi 15 tundi tagasi. Ühesõnaga, siinkohal ma lõpetan selle vlogi ja näeme juba varsti. Bye!